No see Ingli teema tuli, et kui me arutasime ja me rääkisime, see mõttekoht või lähtekoht oli vist sellest, et kui oli vaja nagu sõnastada kuidagi midagi Euroopale omast, et siis me hakkasime kuidagi moodi väga pika ringi siis poolne psühholoogiline tunne. Jah, aga jõudsime sellise paari asja nagu koosmõjun, et ühelt poolt oli see, et meil tekkis tunne, et melanhoolia on mingi selline, et Euroopa kultuuril on omane mingi tagasivaatav melanhoolsus. Et mis oli suuresti vist ka sellise kogu selle kolm päeva kestnud asja üheks tõukepunktiks, et küsimus selles, et Euroopal justkui on nagu mõte kadunud või aga on olnud. Aga et see justkui on olnud, jah. Et siis sealt tekkis veel, seal oli veel mitu nagu liini, aga see üks asi, kuhu me kuidagi välja jõudsime, oli see, et teiselt poolt jällegi, et Euroopal on olnud vähemalt siis valgustajastust omane või see on väga euroopalik mõte, on see progress, see, et on olemas mingi progressivektor või et mingi asi, mis viib meid tulevikku. Ja siis seal see kõrvutus või see kontrast, mis meil pähe tuli või mõttesse jõudis, oli see erinevus näiteks nagu Ameerika ja Euroopa progressi vahel, et kus ameeriklased lähevad justkui nagu sellise nägu ees, jah. Kõik, mis selja taha jääb, see ei ole oluline, see on vesi silla all ja unustatud ja minevik on ju, eks, et selle üle eriti ei muretseta, et minnakse jah, selle kas siis helge või mitte nii helge tuleviku poole, aga et see Euroopa tuleviku minek on nagu kuidagi teistmoodi ja siis minu arust on seda kõige paremini kirjeldanud Walter Benjamin oma selles ajaloo ingli. Viidingurelist kõigi laulu kiskunud üleski tiivad, markeerige endale külge, vaadake kusunud tiivad, peinke asunud sülged. Võideist üles tõusid. kellel tiivad on avatud ja see progressi tuul puhub nendesse tiivadesse paradiisist, teda ei saa neid enam sulgeda ja see kannab teda siis nagu tulevikku, see progressi tuul, mis puhub, et see on see progress ja see siis jah, ajaloo ingel liigub selge eest tulevikku ja tema silme ees rullub lahti siis kogu see häving, et mida siis jah, nagu mulle tundub, et see on selline Euroopa progressi või siis selle edasimineku selline üks väga huvitav selle hinna teadvustamine. Walter Benjamin ütleb, et iga kunstiteos või iga kultuurisaavutus on ühtlasi barbaarsuse asitõend. Päeva olid toredad. Ei toimi. Ei toimi. No mida sa tahad selles mõttes rahva valgustust? Et mis see on, et mis see eesmärk on, et mulle tuleb siin jälle nagu teine ka üks suur nagu melanhoolne Euroopa mõtleja nagu Nietzsche meelde, et kes siis Kreeka tragöödia sünnis rääkis sellest, et kuidas peale Sofoklest enam ei ole õiget tragöödiat, et siis kõik läks apolloonlikuks, et läks selliseks ratsionaalseks, mõtlevaks, lahkavaks, lahterdavaks. Kas eesel saab olla traagiline? Selleks, jah. Et sul ja noh, ma nüüd ei taha öelda, et 3 päeva on nagu kuidagi erakordselt dionüüslikud olnud, aga et siin see mida otsiti, mulle tundub, on jah, nagu midagi erinevat sellest just nimelt habermasiaanlikust arutamisest, et istutakse koos ja mõeldakse ja nuputatakse ja öeldakse, et ratsionaalselt jõutakse selleni, et mis meid seob või mis peaks olema Euroopa mõte. Ja jällegi asi, et kui Urve mulle kunagi rääkis sellest samast Barroso projektist, et siis esimene asi, mis mulle sealt nagu kõrva jäi või oli, et jutt oli küll sellest, et justkui Euroopa on kaotanud oma mõtte,
aga siis järgmine lause, kui ma õigesti mäletan seda, vähemalt mul on see mälestus on selline, et Euroopal ei ole enam seda kirge, ei ole seda elujõudu, joie de vivre. Ja see on nüüd just see dionüüsuslik pool. Et see on see kirg, see on jälle võib-olla, et tegelikult mõtte hävitab kirja. Vaata, ma just hakkasin selle peale mõtlema öelda, et näiteks Euroopa traditsioonis jällegi aga ei saa nii öelda, sest kui sa vaatad nagu valgustusajastu, see oli väga kirglik periood Euroopas. Et kui vaadata valgustusajastu vaidlusi, näiteks võtta kõige kuulsamatest Rousseau ja siis Voltaire'i vaheline, et siis see oli väga kirglik vaidlus. Et see ei olnud sugugi mitte selline nagu erapooletu ja tuime objektiivsusele pretendeeriv intellektuaalne vestlus, et seal ikkagi võeti kindlad käest ära, et see oli ikka päris kõva andmist. Aga muuseas, kui te nüüd jälgite, kus me seda tunnetuslikku mängu mängime, kas te näete seda? Kodus, sellist mängu me mängime ainult kodus, eks ole? Konverentsi eitusena toimis ta kindlasti. Antikonverents, just. Mitte konverents, vähemalt ka seda anti, aga mitte nagu anti. kindlasti oli tegu mitte konverentsiga.